Tere taas astroloogia abilainele. Meie kuumärgiseeria on jõudmas lõpule. Kalade märk siis viimasena, nagu lubatud. Olete olnud väga kannatlikud, nii et suur tänu teile. Aga täna siis teie kord käes ja räägime siis, millised on kalade kuuga inimesed, millised on kalade kuuga lapsed ja kuidas nad näiteks oma ema näevad ning milline on teie võimalik karjääritee ja milline on ka näiteks teie kodu. Sellest kõigest õige pea juttu, aga kui teile meeldib meie sisu, siis kindlasti jagage meie salvestusi ka ja kommenteerige ja levitage sõna, nii jõuab see ka rohkemate inimesteni, mis ongi ju meie eesmärk, aidata inimesi areneda sellel teekonnal. Ja siis ka vaatame üle nüüd selle noorkuu, mis meil tuleb siin kalade märgis sellel aastal, see siis kätte jõudmas 10. märtsil. Tuleb siis 20 kraadi ja 16 minutit siin kaladesse. Nii et see aeg saab olema teile kindlasti vägagi oluline. Aga meie armas Karin on siin nüüd juba ennast valmis seadnud ja teile kohe pajatamas, millised teie siis olla võiksite. Et sõna sulle, Karin, palun. Aitäh sulle ja tere kõigile minu poolt. Ja täna, nagu öeldud, juba räägime siis kalade kuust. Ja enne, kui me räägime kalade kuust, siis nagu ikka tuletan meelde, et kui te ei ole veel kuulanud meie kohvijutte esimest ja teist osa, siis kindlasti minge kuulake. Link peaks olema siis YouTube'is olemas ja kodulehel astroloogiaabi.ee kindlasti ka leiate. Et seal ma räägin siis pikemalt kuust, miks seda vaadata ja mida see räägib siis meist ja meie elust ja meie igapäevasest elust. Sellepärast, et kuu on meie igapäev. Kui nüüd rääkida kalade kuust, siis nagu ikka, kõikide märgide puhul on meil siis need positiivsed ja ka negatiivsed omadused olemas. Et kui teie kuu on tasakaalus ja olete selle kuuga tegelenud, pakkunud talle igapäevaselt seda, mida ta ootab teilt, siis te ka väljendate rohkem oma positiivseid omadusi, milleks on kalade kuu puhul kindlasti hästi selline loominguline, esteetiline, idealistlik, kaastundlik, väga hea kujutlusvõimega ja osav. Ja kui te ei ole oma kuu eest hästi hoolt kandnud ja kuu on kriisis, siis hakkate vaikselt oma neid negatiivseid omadusi rohkem väljendama, milleks võib olla näiteks ebapraktilisus, ennast haletsev, süütunde tekitajana tegeleda selliste teemadega ja ollakse võib-olla liiga sentimentaalne, illusioonne, unistatakse liiga palju ja kõik selline ebapraktilisus ja teistest sõltuv on siis kalade selline negatiivne omadus. Ja võib-olla parimaks viisiks ennast tasakaalustada on see, kui te lasete oma ellu spirituaalsust, kuna kalade märk esindab spirituaalsust. Nii et kalade märk on ka seotud ju meil igasuguste mõnuainetega, alkoholiga, narkootikumidega ja Neptuun on ka seotud või kalad on seotud siis ka depressiooniga näiteks. Et need võivad siis olla teemad, kuhu hakatakse siis seda oma kuud nii-öelda realiseerima, kui see kuu on kriisis. Et pigem siis tegelege vaimsete tegevustega, spirituaalsusega, kui et siis selliste mõnuainetega või alkoholiga. Ja kindlasti on siin oluline ka teadmine, et mind vajatakse ja tehakse selleks võib-olla siis ka ükskõik mida. Ei tohi kindlasti ära unustada oma vajadusi, enda eest hoolitsemist, sellepärast, et kui te enda eest ei hoolitse, siis ei saa ju ka tegelikult tulevikus enam teiste eest hoolitseda. Ja hea on ennast siis taastada, kõik sellised vaimsed praktikad sobivad. On selleks siis meditatsioon või tantsimine või palvetamine või kelle jaoks on kunst või muusika, et need kõik tegelikult sobivad kalade kuuga.
ja siin võib olla ka see, et teie jaoks on see selline tavamaailm võib-olla liiga karm ja see spirituaalsus aitab siis teil oma füüsilist keha tasakaalustada. Ja kindlasti sobib teile ka või meeldib siis selline hellus, kallistused, vaikus ja kalade teema on ka uni, ehk siis vajatakse võib-olla ka rohkem und. Ja ei sobi sellised väga lärmakad ja mürarikkad kohad, ehk siis võib-olla ka peaks siis otsima võib-olla rohkem selliseid seltskondi või selliseid kohti, kus inimesed on sõbralikud ja lahked, eriti siis, kui ollakse haige näiteks või pereringis on siis selliseid eakaid, siis, kes vajavad hoolt, siis tuleks seda tähele panna, et see ümbruskond oleks selline pigem rahulik ja sõbralik. Ja võib-olla ka siis selline halvasti käituvatest või halvasti ütlevatest inimestest tuleks siis eemale hoida, kui see on vähegi võimalik. Eriti siis, kui te olete väsinud või haige. See väsitab veelgi rohkem siis teid. Ja kui me räägime tervisest või anatoomiast, siis kalade märgi alla kuuluvad jalalabad, lümfisüsteem, et need võivad olla siis teie niisugused nõrgemad kohad, ütleme siis nii, et nendele tuleks tähelepanu võib-olla rohkem pöörata. Ja selline rohkem võib-olla siis pediküüris käia, et oma jalalabade eest ühesõnaga hoolt kanda, et see on selline kalade teema. Ja viirused ka on siis kalade teema, et olete võib-olla siis altim viirustele, kui see kuu on näiteks kriisis eriti. Kui me räägime lastest, et millised on siis kalade kuuga lapsed, päris kindlasti ka hästi tundlikud, hästi empaatilised ja võivad siis tajuda hästi sügavalt nii enda emotsioone kui ka nende ümber olevate inimeste emotsioone. Sellega tuleb siis arvestada, et kui laps on sellises keskkonnas terve päeva, kus võib-olla on palju lärmi ja võib-olla mitte nii meeldivad inimesed või nii sellised heatahtlikud inimesed, siis tegelikult õhtu lõpuks võib see laps olla väga-väga närviline, isegi aru saamata, miks ta närviline on. Et see tulenebki sellest, et ta võtab seda ümbruskonna närvilisust enda sisse ja siis muutub läbi selle ka ise närviliseks, et sellega tuleb kindlasti ka siis arvestada. Aga ollakse väga loomingulised, väga rikkalik kujutlusvõime päris kindlasti, võivad siis nautida kunsti, muusikat, kirjandust ja muid selliseid loomingulisi väljendusi, on intuitiivsed, unistavad võib-olla rohkem kui teised lapsed, on rohkem seotud selle oma sisemaailmaga ja unistustega, kui et võib-olla siis selle välismaailmaga ja tänu sellele, et nad on hästi emotsionaalsed ja tundlikud, võivad olla siis ka rohkem haavatavad loomulikult ja kergesti ka mõjutatavad just ümbruskonna või teiste inimeste poolt siis, et ka seda tuleks tähele panna, kellega teie laps siis suhtleb või millises sõprade ringis ta liigub, et sealt tuleb võib-olla siis ka palju sellist mõjutamist. Aga loomult on nad siis sõbralikud, kaastundlikud, tahavad alati teisi aidata ja toetada ja vajavad ka võib-olla rohkem tuge ja kindlustunnet selleks, et ennast tunda siis turvaliselt ja hoituna. Neil on kindlasti hästi rikas ja elav sisemaailm, kus nad loovad võib-olla oma mõtetes ja fantaasiates mingisuguseid lugusid ja neil on selline võime tunnetada või olukordi või siis inimesi isegi ennem seda, kui need asjad juhtuvad, eks ole, et selline nii-öelda intuitsioon on hästi tugev. Ja nauditakse siin maalimist ja unistamist päris kindlasti
muusika kuulamine, muusikainstrumentide mängimine kindlasti rahustab, aitab siis väljendada oma tundeid ja emotsioone. Draamaring, teatriringid, need sobivad hästi. Püütakse siis nautida just lugemist, eriti siis fantaasia ja seiklusjuttude valdkonda, mis viib neid siis nii-öelda kuskile kaugele maailma. Ja võib-olla ka kirjutatakse ise mingisuguseid lugusid või peetakse siis päevikut, need ka sobivad hästi. Ujumine päris kindlasti sobib sellistele lastele, üldse selline veesport, kuna kalad on veega seotud, on veemärk ja kindlasti selline looduses viibimine, et looduses jalutamine ja loodusvaatlused kindlasti sobivad väga hästi ja ka neile lastele sobib hästi jooga, laste jooga näiteks, meditatsioon, et ennast lõdvestada ja siis annab sellist sisemist rahu. Kui me nüüd räägime emast, kuidas selline laps oma ema näeb, siis kindlasti väga sellise empaatilise ja hooliva inimesena tundub siis nendele lastele nende ema ja võib-olla keegi, kes mõistab väga sügavalt ka nende tundeid, on alati valmis pakkuma ka tuge, lohutust ja võib-olla siis ka laps näeb ema kui inspiratsiooniallikat, kes julgustab siis unistusi järgima näiteks ja julgustab ka loovusega tegelema ja ema pakub neile siis suurt sellist emotsionaalset turvalisust ja kaitset, toetab neid ilma tingimusteta ja emad on nende jaoks siis hästi intuitiivsed, mõistvad. Need emad võib-olla ka tajuvad ja mõistavad ka lapse sees peidus olevaid tundeid ja mõtteid ja sellised lapsed võivad ka näha oma ema kui väga paindlikku ja kohanemisvõimelist inimest, kes suudab siis hästi kergesti muutuvate olukordadega ja ka lapse vajadustega siis kohaneda ja laps võib tajuda siin emaga aeg-ajalt nagu eemal olevana või oma mõtetes olevana ja päris kindlasti ema on ka sellise loovuse ja kunsti väljenduse osas suureks abiks. Kui me räägime kuust kui toidust, et kuu esindab meie kaartides ka toitu, siis võib-olla eelistatakse ikkagi kergemaid toite, mis ei koorma, seedimist liiga palju, ollakse väga tundliku seedesüsteemiga üldjuhul, võib-olla siis rohkem ka allergiaid ja võib-olla siis süüaksegi rohkem kala ja mereande, kuna see on veemärk ja selline loomingulisus ka toiduvalikutes, nauditakse toitu, mis on ka visuaalselt ilusad, kunstipäraselt serveeritud ja toit peab kindlasti siin ka emotsionaalselt heaolu tagama või toetama ja sellised tervislikud puuviljad, köögiviljad, taimetoit võib olla siin siis eelistuseks ja toit, mis aitab siis rahustada ja tasakaalustada. Võib-olla taimeteesid rohkem, toidulisandeid rohkem kasutatakse ja eelistatakse võib-olla ka sellist orgaanilist toitu siin siis rohkem. Kui me räägime kuust kui kodust, et kuu esindab ka meil kodu, siis eelistatakse sellist kodu, mis pakub rahulikku keskkonda, võib-olla pehmemad toonid, looduslikud materjalid, hästi rahustav sisekujundus sobib. Kuna tuntakse sidet siin tugevat ka loodusega, siis võibki kodu olla näiteks veekogu lähedal sobib väga hästi, aga kindlasti selline rohelust ja aeda ja metsa, seda eelistatakse. Ja ollakse siis ka väga loominguline oma kodu sisekujunduses, ollakse kunstipärane, kindlasti isikupärane, selliseid isikupärased elemendid on kodus ja hubasus on ka oluline, et sellised hubased tekid-padjad on olulised ja ilmselt ka võib-olla kodus on siis selline meditatsiooninurgakene või mingi selline vaimseks praktikaks sobiv koht, eraldatud nurk, kus siis seda praktiseerida ja kodu
Kodus võib siis leida rohkem ka kunsti, nauditakse muusikat ja võib-olla mingisugused sellised veeelemendid, akvaarium näiteks, purskkaev oma aias või sellised veega seotud asjad võivad siis kodus olla või siis on lihtsalt vann, et see aitab siis neil lõõgastuda, see veeenergia seal kodus. Ja milline karjäär võiks siis sobida sellistele inimestele? Päris kindlasti kõik loovad alad ja kunstialad, muusikaga seotud, kirjandusega seotud valdkonnad, kõik, kus saab siis oma kujutlusvõimet kasutada. Ka tervishoid, teraapiad, just alternatiivmeditsiin sobib siia hästi. Selline sotsiaaltöö, nõustamine päris kindlasti, sotsiaaltöötajad, nõustajad, psühholoogid on sobilikud, vaimne nõustamine, joogaõpetajad päris kindlasti, õpetamine, just selline, ütleme, loovusega seotud või emotsionaalse teemaga seotud ainete õpetamine sobib siia, filmindus sobib, meelelahutus, ehk siis filminduses, meelelahutustööstustes töötamine sobib hästi ja päris kindlasti ka keskkonna- ja looduskaitse valdkond sobib hästi. Ja kõik selline vaimse juhendamise ja meditatsiooniga seotud valdkonnad ka sobivad väga-väga hästi. Minu poolt hetkel kõik. Jaa, väga põnev, aitäh sulle põhjaliku ülevaate eest siin, jah, et looming ja naudingud ja sügavad tunded siis, jah. Et kalade märk, kui me siin nagu elemendina vaatame, on siis ju veemärk, eks ole, ja ka muutlik märk, et meeldib tuua sellist analoogiat, et see on nagu ookean. Et sügav ja suured lained, et kui me siin teisi veemärke vaatame, et siis näiteks skorpion on nagu soo, eks ole, ja vähimärk on nagu jõgi. Aga et jah, kalad on siis selline sügav ja võimas. Aga vaatame siis nagu ikka ka mõnedele kuulsuste kaartidele peale siin, kellel on siis kalade kuu sünniga kaasa antud ja neid siin nii mõnigi silma on jäänud. Muusika, eks ole, et nagu sa ütlesid, et sellised asjad sobivad väga hästi, et siin on vägagi nimekaid jällegi, et Elvis Presley näiteks oli üks nendest, ka prints, kes siis lõpuks ennast sümboliks vahetas. Et ja siis ka Frank Sinatra ja ka näiteks Axl Rose, Guns N' Roses'e laulja. Aga ka kuulus või kurikuulus Michael Jackson on siis kalade kuuga ja tema sünnikaart siin meie ees. Kuidas sa seda kommenteerid? Jah, nagu ma enne ütlesin, et see kalade märk on hästi seotud selliste alkoholi ja muude selliste meelemürkidega, eks ole, et kuna kuu on siin ka esimeses majas hästi esil just kehaga seotud, siis kahjuks see ka saatuslikuks sai ilmselt see selline narkootikumid ja muu selline, eks ole. Aga jah, et ilmselt see, et ta oskas väga hästi ju tantsida, eks ole, see on ka kalade teema, et sinna ta kindlasti lahendas oma seda kaarti. Ja tore oleks olnud, kui ta oleks see nii ka siis jäänud, eks ju, aga ilmselt sellest ka, et kuu on siin ju väga pinges, eks ole. Et jällegi väga raske, emotsionaalselt on väga raske, kui kuu on pinge aspektides, eriti veel niiviisi Saturniga jällegi, et see on nagu eriti raske. Et ma ei saa oma emotsioone väljendada ja eriti kalade kuu puhul on see nagu eriti raske, sellepärast et need tunded on sellised hästi sügavad ja ma olen selline hästi tundlik ja siis on see Saturn hästi range ja selline nõudlik ja tahab raame ja see on nagu selline ookean oleks kuidagi nagu kuskile topsi sisse pandud, eks ole, et üldse nagu ei sobi.
omavahel kokku ja siis inimene tunnebki ennast niimoodi üksi ja raamidesse surutuna ja kalade kuu puhul on see eriti raske taluda. Et ilmselt otsitigi siis siin muudest kalade teemadest või valdkondadest seda abi, või seda lohutust, siis lõpetati siis nende narkootiliste ainetega kahjuks, eks ole. Et jah, nii ta kahjuks läks. Jah, tõepoolest, aga oli ta siis Neitsi kuuga, et ta oli üsna päiksega, vabandust, jah, Neitsi päiksega, et vägagi töökas oli ta küll kõigest selles, mida ta tegi ja perfektsust ajas taga, aga jah, eks seal olid muud probleemid, mis talle jällegi hukatuslikuks said, jah, nagu sa ütlesid. Aga vaatame siit edasi, järgmisena võtaks näiteks meelelahutusmaailmast Matt LeBlanc, kes siis sõprade seriaalist siis meile ennekõike tuntuks on saanud ja hiljem siis ka meelelahutusmaailmas ju väga palju laineid löönud, nii et tema kaart siis ka siin meie ees. Siin on kuu ju palju paremini aspekteeritud, eks ole, palju paremas seisukorras, ütleme siis niimoodi, et on kenasti heas aspektis Merkuuriga, mis annab sellist just rääkimise oskust, võib-olla avalikkuse ees siis rääkimist, eks ole. Ja nagu ikka see lõvilikkus siin, et näitlejate puhul ei saa sellest enamasti üle ega ümber, et palju lõvilikkust on, et Päikene ja Jupiter on lõvimärgis ja 5. maja, mis kuulub lõvile, on ka hästi siin ju esindatud, et aga kuna kuu ise valitseb seda ascendenti, ehk siis inimene on ikkagi väljendab hästi palju siin seda kuu mõju, et sellepärast ilmselt siis ka filmindus ja näitlemine, et nagu ma ütlesin enne, et kaladelikkus või kalad on seotud siis filmindusega, eks ole, et sellepärast lahendas siis sinna ära, eks ole. Nojah, tal on siin kuu kaudu ju päris mitu sellist varianti olnud, et üks oli siis meelelahutus ja filmindus, eks ole, ja siis ta oli ka teles ju mõnda aega oli siis ka Top Geari saatejuht, eks ole, peale seda, kui see tuntud kolmik sealt minema aeti. Et tal on kuu ju tegelikult siis Merkuuriga siin trigoonis ja kui vaadata Marssi, siis muidugi Marss on lõunasõlmega konjuktsioonis, et see autode teema, eks talle nagu mingil määral huvi pakub, aga võib-olla peaks ettevaatlikum olema nende asjadega. Aga jah, selline jällegi see lõvilikkus, nagu sa alati ütlen, jah, et seda küll. Nii, aga muidugi näitlejate seas on ka teisi, kes on siis kalade kuuga, näiteks Catherine Zeta-Jones, Robin Williams oli kalade kuuga jällegi väga keerulise sisemaailmaga inimene, nagu ta ise on seda öelnud ja tema lähedased on rääkinud, et kahjuks ta siis lõpetas oma elu ise lõpuks, et tal lihtsalt see kõik kees nii üle seal sees, ma sain aru. Ka Robert De Niro on kalade kuuga Paul Walker, siis Jason Statham ja ka Steve Carell, kes on siis sellest Office'i seriaalist siis meile ehk võib-olla kõige tuntum. Nii et seal on ka vägagi nimekaid inimesi. Aga mis siis veel? Vaatame natukene siis maailmajuhte ja võib-olla liidreid ka, kes on siis ilma jäänud, Silvio Berlusconi näiteks, ka Martin Luther King oli, kes on siis väga, väga maailma muutnud, eks ole. Aga ka Michelle Obama, siis Barack Obama kaasa, kes ka vägagi selline kuidas öelda, väga palju kaasa aitas sellele karjäärile ja tegeles sellise heategevusliku poolega ka. Aga liidritest veel siis Hillary Clinton näiteks on siis kalade kuuga, et vaatame tema kaarti ka, et nagu ei tundu nii väga selline, aga mis sa ütled selle kaardi kohta? Siin on muidugi palju seda skorpionlikkust, mis annab seda sügavust ja tugev 6. maja, ehk siis tuleb seda neitselikkust siin, eks ju.
et võib-olla siis kuu ei olegi nii esil, eks ole. Et 11. majas, mis on poliitika, eks ole. Et selles mõttes see on see, sobib siia kaarti, et ma olen poliitik, eks, et 11 maja on poliitikaga seotud. Et jah, natuke teistmoodi, eks, ei ole nagu selline tüüpiline kuulsuse kaart. Just, et ta on natuke teisest puust siin, aga jah, et ikkagi vägagi kaugele jõudnud ju läbi selle karjääri seal, küll siis Bill Clintoni kaasana esialgu, aga hiljem ka rohkem aktiivsena poliitikas, jah. Et selline kaart siis, aga kes siin veel on nimelist võib-olla silma jäänud, Leonardo da Vinci näiteks, looming, eks ole, siis Coco Chanel, et siis mood ja ilu ja lõhnad ja et kuidas see on ka ju, eks ole, kalade teema, õlid ja lõhnad ja eks ole. Ja ka Diego Maradona, eks ole, kuulus jalgpallur, jalad, eks ole. Et jällegi sobib hästi pilti. Aga pöörame nüüd pilgu võib-olla siia Eesti poliitmaastikule ka, et siin ikka lööb kirgi ka Helmete perekond, eks ole, et Martin Helme on ka meil siis kalade kuuga, tema kaart ka siin ees, et see on nüüd keskpäevane kaart, et siin me mõju ei vaata, aga tahaks nii palju öelda, et ka Mart Helmel endal on kalade kuu, nii et seal jookseb see läbi seda perekonnaliini jälle. Eks see kuu on natukene siin ju pinges on ju, et Neptuuniga, mis on jällegi kalade valitseja, et aga on palju toetavaid aspekte, nii et see kuu ei tohiks olla väga suures sellises kriisis kogu aeg. Et aga kuna me mõju ei tea, siis on väga raske nagu rääkida, et miks ollakse poliitikas, eks ole. Et mingisugune põhjus siin peab olema, aga ma arvan, et see ei ole sellest kuust. Et kuidas seda kuud väljendatakse, et võib-olla rohkem siis isiklikus elus, et mitte nii väga siis väljapoole, eks. Tõenäoliselt jah, et võib-olla siin see Uraani ja Päikse Jupiteri vastasseis ehk viitab tema sellisele poliitiku karjäärile rohkem, eks ole. Just. Aga jah, kuna ma ju ei tea, et siis ei oska väga täpselt nagu kommenteerida. Aga veel üks Eesti siis nimekas inimene, kes on väga palju nüüd siis laineid siin löönud, eriti just viimastel aastatel, Epp Kärsin, kes on siis nii-öelda naudingute maaletooja või kuidas teda siis nüüd nimetada, et ta siis koolitab, kuidas mehed ja naised oma voodielu paremaks saaksid. Nii et tema tegeleb sellise poolega, et siin ka tema kaart, temal siis kalade kuu siin 20 kraadi. Jällegi kellaaega me ei tea, aga kuidas see kaart tundub? See, et ta selliste partnerlussuhte teemadega tegeleb, et see pigem tuleb siin sellest väga tugevast kaaludelikkusest, eks ole, et väga palju planeete on kaaludes, mis on siis partnerlussuhtega seotud, ehk siis tegelebki partnerlussuhetega, see on üks asi. Ja nagu ma enne ütlesin, siis kalad on seotud ju unega ja ka magamistoaga, eks. et need kaks asja on võib-olla siin siis ühendatud, on ju. Et sealt kaudu siis väljendub. Ja eks kuhugi peab seda kuupinget siin ka lahendama, et ega see kuu ei ole just kõige lihtsamate aspektidega ja siis ongi kõige lihtsam seda lahendada kuhugi väljapoole ja oma karjääri, eriti jällegi selle Saturni puhul, eks, nagu ma olen seda öelnud, et kuu Saturni pingi aspektid on kõige raskemad, emotsionaalselt siis kõige raskemad ja neid tuleb siis kuhugi nii-öelda juhtida ja kõige lihtsam on siis seda teha läbi karjääri, et ilmselt siin see nii ka on. Jah, tõepoolest, et see opositsioon kuu ja Saturni vahel võib siin väga olulist rolli mängida, et kuu ise on jällegi siin
lõunasõlmega samas märgis muidugi, et see natukene siis viitab ka nendele mineviku teemadele või tuleks natuke ettevaatlikum olla sellega. Aga jah, tõepoolest see väga tugev kaalutõlikkus siin. Ja võib-olla tõesti sellele siis viitab, et sealt see kõik tuleb. Aga sellised siis kaardid selleks korraks ja meie kuumärgiseeria on nüüd läbi saanud, aga kindlasti me sellega veel ei lõpeta. Hoidke ikka meid siis oma fookuses. Me kindlasti tuleme jälle mõne uue ideega välja. Aga me jätkame kindlasti ka oma tavapäraste seeriatega nagu meie kuuülevaated ja ka terviseülevaated ja kõik muu, mida me siin toodame. Nii et me jagame seda infot hea meelega ja võib-olla varsti toome ka täiendust siis Karini kohvijuttudele, et taas seda elavdada natukene. Igal juhul, kui teile meie sisu meeldib, siis jagage meie sisu teistega ka, ärge olge kadedad ja kindlasti kommenteerige ja likeige ja levitage seda sõna. Meie kanalid on tavapäraselt siis endiselt YouTube, Facebook, Instagram, ka podcastid nüüd siis Spotify ja Apple podcast ja ka meie koduleht astroloogiaabi.ee, sealt siis saate ka meie teenustega tutvuda ja neid broneerida. Aga minu poolt igal juhul suur tänu, et selles seerias ka siis osa saite või siis vähemasti ehk midagi kaasa noppisite ja loodetavasti ka tulevikus saame teile midagi huvitavat pakkuda. Ja minu poolt samuti kõigile suur aitäh ja kohtume järgmine kord.